et esimene küsimus oleks selline, et kui sa nüüd said osa sellest looduskümblusest, me võime tinglikult öelda metsakümblusest, eks ole, aga laiemalt ütleme looduskümblusest, see ei pea tingimata alati mets olema. Et kas sa olid selleks niimoodi teadlikult valmis või see tunne tekkis siis, kui sa läksid juba terapeudiga koos jalutama? Ütleks ikka pigem siis, kui terapeut kõrval on. Siis on see suunamine ja teadlik, et sest et metsakümblus on väga lai teema. Sealt ei oska arvata, et mida ma sealt oodata või. Nii et ikkagi see terapeudi juhatus ja sinu teema sisse viimine, see annab sulle selle tunde, et vaat nüüd ma hakkan, või siis ka sellise oskuse, et ma vaatlen nii, nagu tema seda on mõelnud. Ja. Just. Nii, kas sa avastasid midagi selle käigus, mida sa näiteks varem ei ole mitte kunagi osanud vaadata või mõelda? Jah, neid selliseid puutekohti oli, ütleks. Tuleb sul mõni näide ka kohe? No üks kõige põnevam minu jaoks, mis mind väga puudutas, oli see, et just et puuoksad olid täpselt sellised, nagu seal oleks sellised pargihaljad või sellised elanikud istunud ja vaadanud. Sellised vahed, sellised okste vahel, sellised istumiskoha moodi. Täpselt samamoodi nagu meie ise jalad üle puu ääre ja siis... Et kujustas võime elavnes, jah? Elavnes, jah. Et seda tegelikult oli ka tunda, sest seal oli päris palju selliseid istumiskohti, et see oli selline tore hetk. Kindlasti see, et kui oli mingi vaatlusülesanne, siis sa said nagu iseenda sisemusega kontakti, et miks just see konkreetne objekt või mis see liikumine või mida see sulle nagu, mis assotsiatsiooni sul peas tekitab. See oli ka väga armas, et siis said aru, et elu saab niimoodi ka näiteks vaadata. Jah, väga hea. Nüüd, et sinu puhul on sul üsna palju raskusi tekitanud just keskendumine, eks ju, et kui sul teinekord lähed ärevusse, siis keskendumine tekitab raskusi. Aga kas seal selle teraapia käigus said sa mõne sellise nipi või harjutuse, mida sa saaks kasutada näiteks üksi koju või puhkepäeval jalutades kasutada, et terapeut õpetas mulle sellise asja või ma kogesin seda ja nüüd ma peaks seda ise ka proovima, et kuidas see töötab. Keskendumine, jah? Jaa, sealt ma isegi võtaks mitu erinevat. Nii, toob mõni näide ka. No üks näide oli selline, kus sa võtadki ühe konkreetse objekti ja siis sa jälgid rahulikult ja kuna ma tean, täna mul oli selline kontsentreeritud selline, et ma nüüd võtsin ette ja ma vaatasin, siis tegelikult oli lihtne keskenduda ja siis sealt tulid ka need seosed, et miks just see asi, et siis see nagu andis sellise kindlustunde, et see võib ka edaspidi töötada. Ma kujutan ka, et ma isegi ootasin seda näidet, aga nüüd, kui sa mõtled, et sa lähed tööle, eks ole, kus on ka palju asju ja siblimist ja sebimist. Ja nüüd seda sama näidet saad sa ju kasutada nii, et mis siis, et seal keegi rääkis midagi, mis siis, et võib-olla ülemused teid mingi uuenduse, eks ju. Mul on praegu vaja see töö niimoodi ära teha. Ma vaatan, kas ma selle saan täpselt nii ära teha, nagu on tarvis ja ma ei lase oma pähe neid mõtteid, mis ajavad mind ärevusse ja hajevile. Mõtleks seda seost nüüd, et sa seda endas treeniksid. Sest selle looduskümbluse mõte on ju selles, et sa igapäevasesse ellu võtaksid selle kaasa mitte ainult jalutades, eks ju, või lõõgastumiseks, vaid just, et selles kiires tempos või nendes olukordades, kus sa tunned, et segadus tekib või ärevus tekib ja enam ei tea, mis on õige, mis vale. Ja, et võt see, kui ma siit kõrvalt kuulan, et tekib see kujutluspilt, et niimoodi sa saaksid küll. Praegu ma teen seda asja, mind ei huvita, mis seal kõrval keegi võib-olla närvitseb või mingi uus asi oli, mis mulle
kuklas karvad turri, et kas nüüd seda ka veel tuleb teha ja niimoodi, vaid praegu pean tegema seda täpselt ja teen selle korralikult ära. Et vaat, kui sa seda niimoodi hakkad rakendama, siis sa kindlasti ka tööl, sest see töö, mida ta teeb, on väga detailirohke, eks ju. Ja et kui sa jätad ühe asja, unustad ära, sellest võib katastroof olla. Ja väga suur. Ja mingi silt panemata või mingi toode läheb hukka. Jah, et selleni me tahtsime välja jõuda, sest see oli nagu selle meie teraapia üks osa, see keskendumine olulisusele, eks ole, et pea ei lähe nagu segamini nendest paljudest mõtetest ja ei tekiks seda pingelist ärevust, et näe, jälle ma astusin ämbrisse, võib-olla isegi mitmesse. Nii, aga sa üldiselt jäid rahule selle asjaga täna? Kas oli tunda seda, et terapeut teadis, mida tegi või alles katsetas? No küsimus, räägi nii juba. No ma ütleks ikkagi pigem ta teadis. Sest et ta ise ütles küll, et ta nüüd katsetab, aga see mind ei häiri, sest nii on. No selles mõttes te olete omavahel tuttavad ju, eks ju, et ta avaldas sulle selle, aga ja noh, ta ütles, et katsetas, see oli usalduslik lähenemine, aga see, mida ta katsetab, see oli sulle ju näha, et ta teab, mida ta katsetab. Jah, just. Ja noh, eks ta see käik niimoodi praegu oligi mõeldud, sest tegelikult edasi läheb see ju tasuliseks teenuseks, aga sa oled meil praegu see katsejänes olnud. Aga see jänes peab seda asja ikkagi ellu ka viima enda elus. Jah, just. No nii. Tahad sa veel midagi ütelda? No. Mis võib-olla väga meeldis, mida me praegu ei küsinud üldse? Mis mulle veel väga meeldis? Ma arvan, et kui ta praegu rohkem ei tule, siis ma lõpetan siin kohal. Aga Maria ei lõpeta, sest mul tuli veel üks küsimus, mida ma mõtlesin alguses. Nüüd selle tagasiside andmisega, eks ole. Kui seal on erinevad harjutused, mis puudutavad sinu meeli või mingisugust mingit seisundit, eks ju. Et mõnikord on nii, et tagasiside antakse lõpus, aga nüüd terapeut otsustas, et tema arvates on õigem, et ala tehakse 2 harjutust läbi, nüüd istume ja räägime. Kas see, et sa istusid ja rääkisid, aitas sind rohkem keskenduda sellele, mida sa teed, või siis läksid nagu laine pealt ära, et nüüd hakka otsast peale? Ma arvan küll, et see aitas keskenduda, siis ei olnud seal kuklas seda, et nüüd ma pean mingil hetkel see kogu asja uuesti meenutama, et mis ma tegin. Jah, nii et valik oli õige. Ja ma korra mõtlesin, et no kuna ma ise ju kaasas ei olnud, eks ju, et mõnikord on, et inimene hakkab jutustama, et siis temal võib näiteks tekkida see, et hakkad juttu ajama, noh nüüd uuesti hakkad seda järgmist harjutust tegema, siis jää nagu laine peale jälle, eks ju. Et noh, et võib-olla siis temperamendist lähtuvalt või nii, kuidas sa ise tunnetad, see on lihtsalt nagu see arutluse koht praegu. Aga muidugi selge on see, et kui on erinevad harjutusi ja see on erinevatele meeltele ja sa pead kõik meelde jätma, siis võib olla tõesti nii, et sa sinna lõppu jõuad, siis mul ei ole meeles, mis me tegime. Eks ole, sest sa oled ju selle sees kogu aeg. Selleks pead ju lahti tõmbama ja meenutama. See annab nagu siukse korraks puhkamise võimaluse ka, metsas ei ole ju seda istumise, võib-olla on känd või midagi, aga siin pargis olid nagu nii õige koha peal need pingid, et mulle jäi meelde just, et kui see vaatlemise harjutus seal oli, et kuidas sa selle seose leidsid ja et see oli huvitav, et kuidas alguses väga intensiivselt liikus see lehekene, eks ju. Ja siis ta rahunes ja siis sa seostasid nagu enda meele rahunemisega. Et lähed nagu ärevusega istuma ja lõgastuma ja siis hakkad midagi keskendudes vaatama, siis nagu kõik rahuneb maha. Aga muidugi teisest küljest jällegi, et kui tõesti on selline situatsioon, mõtleme edaspidiseks kellelegi, et sa ei saa vahepeal neid harjutusi läbi arutada, siis on abinõuks see, et sa ise lihtsalt ütled nii, meenutame ja nii, nüüd me istusime seal, mis sa selle kohta, nüüd me tegime see, eks ju.
ja. nii et noh, see on No variantide rohkus, Ja, et ja. siin vist päris nii ei saa öeldagi, et kõik on üks võimalus, jaa, et see on päris mitu. sellepärast, et see, ma mäletan, et see üks looduskümbluse läbitegija, et tema käis mingi grupiga, eks ju, ja siis vaata, no grupiga on nagu noh, vajalikum võib-olla isegi vahepeal nagu mingeid vahekokkuvõtteid teha ja. Et ja siis see Tamme juures oli ka, eks ju, sinul oli seal nagu, no seal tekkis see küsimus, et millal on õige aeg vaata noh, nagu lõpetada, eks ju, et kui noh, inimene, sa vaatad, et ta on nagu nii niisuguses osaduses ja seisundis ja siis ütled vaikselt niimoodi, et hakkame nüüd välja tulema, aga noh, seal ma küsisingi ja pärast, et kas midagi oli liiga kiirelt ja et selle koha peal nagu oleks sa tahtnud isegi pikemalt olla just niimoodi sedapidi nagu Tammega ühenduses, sest sa hakkad seal midagi tundma ja nägema. jah, et peab aega andma. et kuna sina ei saa nii sisse minna, eks ole, me oleme rääkinud, et terapeut peab olema pigem distantsil, eks ole, ta ei saa samastuda sinuga, siis ta unustab ennast sinna ära või noh, tal on raske välja tulla. et siis tõepoolest on seda raske aduda selles situatsioonis, eks ju, et mis nüüd temale õige on, aga samas kui sa aega ei anna, tõmbad ta ruttu välja, eks ole, ta ei jõua veel võib-olla, sest see võtab aega, kui sul ei ole seda oskust, siis see esimese korraga või pruugi inimesel isegi välja alati tulla. Selleks ongi nagu mitu korda jah, tegelikult see kokkusaamine väga hea. Ja seal oligi, kui me selle Tamme juurest välja astusime, siis oli päike säras taevas. See oli nii armas. Ja, et Tammega kontakt. Noh, väga tore. Selles suhtes ma toon siia nagu oma arvamuse juurde, et kui sa ütlesid, et grupitöös jah, et tehakse seal vahekokkuvõte, grupitöös on juba selle tõttu oluline, et sa kontakteerud, siis inimesed tõmbavad fookuse jälle nagu selle tegevusele. Grupis võid kõndida niisama ka pea laiali lehmast ja lilledest, eks ju. Aga et siis, kui ma mäletan, sellega seonduvalt tuli mul meelde see räätsamatt, kui me seal Kiidjärvel käisime. No sina tookord ei olnud, aga see oli siis, kui sõda hakkas, eks ju. Ja siis see oli ka väga tore grupijuht, et ta väga oskuslikult tegi kõike ja tema tegi küll ka nii. Ja siis tal olid seal metsas, noh, olid kaasas veel ka mingid oma need lehekesed, kui oli väga vaja, mida ta ei saanud metsas näidata. Ja siis jälle nagu tõmbas jälle grupi kokku, siis inimesed nagu jälle nagu, ta nagu ühendas ära ja siis hakkas jälle minema, et kui oleks olnud terve tee, siis võib oleks ära lagunud. Nii et see tõesti on nii. Lihtsalt jah, ja siis ma küsin Kristja käest, et kas see müra ka häiris, et noh, tegelikult ei häirinud ja inimesed ka ei häirinud, eks ju, no me saime kõike teha seal ja tegelikult kui sa selle puuga suhestud, siis sa ikkagi no lähedki ja kallistadki teda, eks ju, et proovisime sellel suurel tammel veel, proovisime niimoodi ümbert ja et sai ilusasti, jah, niimoodi ulatus ikka võimas, eks ju. Et ja see kuulamine, noh, seal eelmisel korral mul ei õnnestunud mitte midagi loodushäältest kuulda, ainult see autode mühin oli, eks ju, aga nüüd olid ja kajakate kisa oli ja siis me mõtlesime, et see sirin on vaata, noh, et kas nüüd on sirtsud või on kõrvas see sirin, eks ju, et aga vist olid ikka sirtsud ka, sest no sügisel nad nagu siristavad. Tegelikult kui sa oled inglilaines, siis see sirin, see ise pane tähelegi, aga ma tean, et see tegelikult see sirin on nagu katkematu. Ta ei ole niimoodi häiri, aga ta siriseb kogu aeg. Jaa, no võt ongi, jah. See on nagu see sageduse tunnus. Jaa, just. Nii et oli nagu selline terviklik ja väga hea koht minu meelest, aga noh, mul on tunne, et leiab igal pool nagu sellise. Tegelikult leiabki. Just. Et see on just hea näide, et ei ole ühes kohas kinni, vaid kus iganes. Ja see on ka selle teraapia olemus, et mida inimestel näidata, et ükskõik kus sa oled tegelikult, kui sa suudad selle sisse minna nii, et sa teisi pane tähele. Et see õnnestus küll hästi, jah.